Ei saanud aru, kui ohtlik see koht võib olla. Iga kord, kui keegi teeb seda valesti, juhtub temaga midagi kohutavat. Nüüd ma saan aru. Palju inimesi kaob ära. See on natuke hirmutav. See on peaaegu nagu Bermuda kolmnurk. Big Islandil toimub midagi. Liiga palju inimesi kaob lihtsalt õhku. 2 päeva enne tema kadumist tungisid nad talle kallale. Püüdsid Shawnisat kägistada. Tema magamiskott oli kadunud. Peaaegu nagu oleks ta öösel ära viidud. See on hullumeelne. Inimesed lihtsalt kaovad maa pealt jäljatult. Kuna sa elad sellel saarel, siis sa usud, et inimestega juhtub halbu asju. Saar kas võtab su omaks või sööb su elusalt ära. Mõnikord saar võtab midagi ohvriks. Ma soovin, et emme tuleks tagasi. Mine. Anna mulle laudapuli. Mis juhtus? Ta on lihtsalt kadunud. C on Long Crime Investigates. Tundub võimatu, et saar, maatükk, suudaks inimesi enda juurde kutsuda. Aga ometi Hawaii saar teeb seda. Asudes Hawaii saarte lõpus, Maui all, on suur saar, nagu seda kutsutakse, tohutu ja eraldatud. Et sellepärast kutsub see inimesi enda juurde, kutsub neid oma võimsate mägede, joovastavate vihmametsade ja süngede vulkaanide juurde. Selle ilu paneb inimesi arvama, et siin ei juhtu kunagi midagi halba. Suur saar on hoidnud oma saladust, kadunud inimeste saladust seni. Nii et ta kandis seda väga tihti. Tiigrikett, ta kandis seda kogu aeg ja siis oli tal see mõõk, mida ta hoidis minu voodi kõrval. Siin oleme meie, kui me mängisime jalgpalli. Tema oli 69, mina olin 96. Mu isa arvas, et see oli väga naljakas. See oli kaksik. See on esimene kord, kui ma olen lihtsalt üks inimene. Ma tunnen end nagu pool inimest. Mulle ei meeldi enam isegi oma sünnipäev, sest meil oli sama sünnipäev. Ma arvan, et ta mõrvati. Ta võib kuskil ookeanis hulpida või olla kuhugi maetud ja mädaneda, ilma et keegi teaks, kus ta on või teda enam armastaks. See on nõme. Kelly Gravit on üks ligi 100 inimesest, kes on viimase 5 aasta jooksul Hawaii suurelt saarelt kadunud. See tähendab umbes 1 inimest iga 2 kuni 3 nädala tagant. Politsei pole suutnud kindlaks teha, mis nende kadunud inimestega juhtus. Nad on lihtsalt kadunud. Osakond on peatanud enamiku kadunud isikute uurimistest vihjete puudumise tõttu, jättes 100 perekonda, kui arvutada siis 100 inimesi, teadmatusse, mis nende lähedastega juhtus. See on tegelikult üsna jahmatav, kui sellele mõelda. Soovisime saada rohkem üksikasju Hawaii politsei osakonnalt, kuid osakond keeldus meiega koostööd tegemast. Selle uurimise käigus kuulete mitmeid lugusid kadunutest. Paljud neist algavad nagu Kelly Gravitsi lugu. Inimesed mandrilt, kes lähevad suurele saarele otsima rahu ja pelgupaika. Nii et ta saadeti Afganistani, kui ta oli tol ajal vaid 20 aastane. Ja 2. veebruaril 2010 sattusid nad improviseeritud lõhkeseadeldisele, mis võttis kõigi elu peale Kelly. Ta viidi helikopteriga Fop Laadmani baasi, tal oli pool jalga puudu, killud näos ja killud käes. Tal oli traumaatiline ajuvähistus. Kirurg ütles mulle, ma ütlen sulle otse välja, asi ei paista hea, ma ei usu, et ta jääb ellu. Ja me läksime Walter Reedi haiglasse ning seal tuli meil läbida palju raviprotseduure. Tala anti-purpursuda orden. Kas sust tagasi 2 aastaga. Me elame siin Oregonis jõe üleni jooksul. Ja 8. septembril 2020 tabas meid suur metsatulekahju. Kamin seisab mu hoovis.
tulekahjus hävis 517 kodu ja kaotasime kõik, mis meil oli. 5 kuud hiljem mu naine suri ja nüüd olime kaotanud kõik. Kelly otsustas, et tahab kolida Hawaiile. Üks tema sõber kolis sinna ja ta arvas, et see oleks hea koht, kus proovida terveneda. Ta otsis rahu ja vaikust. Ja alguses leidis Kelly selle suurel saarel piirkonnas nimega Pahoa. See on koht, kuhu paljud inimesed satuvad, kui nad tulevad suurele saarele uut elu alustama. Aga seda piirkonda ei peeta turvaliseks. Seal on palju narkootikume, vargusi ja sissemurdmisi. Pahoa kesklinnas on käputäis kodutuid ja joodikuid. Mujale pole minna. See on vaid tilluke osa sellest, mis Pahoa kesklinnas tegelikult toimub. See pole turvaline. Tegelikult innes muster pärast seda, kui analüüsisime avalikke politsei andmeid. 93 kadumise puhul, mida me viimase 5 aasta jooksul jälgisime, nähti enamiku inimesi viimati 3 piirkonnas. Hilo, Kailuakona ja Pahoa. Mitte juhuslikult on need kohad ühtlasi saare kõrgeima kuritegevusega piirkonnad. Kuid hoolimata kõigest sellest, ütleb Kelly isa Jeff Gravitz senior, et Kelly armastas suurt saart. Talle meeldis patika. Talle meeldis see, mida nad nimetasid pühapäevaseks lõbupäevaks, trumiringides osalemine. Talle meeldisid looduslikud ravimid. Talle meeldis minna puuvilju korjama ja loodusest saadud süüa. Ja ükskõik kui väga Kelly Gravitz ka ei püüdnud olla üks neist, kohalik, ei saanud ta seda kunagi, sest ta polnud seal sündinud. Ta polnud põliselanik. Ta oli võõras. Ja Suuheme saarel ei ole lihtne olla võõras. Kohalikud kutsuvad neid inimesi nagu Kelly haoledeks. Kui ta sinna kodis, kiusati teda alguses. Ma arvan, et nad kohtasid mu venda peaaegu nagu sissetungijat. Keegi röövis ta ja hoidis teda umbes 36 tundi kinni. Ja ta pääses lahti, veenis röövijaid, et nad ta vabastaksid. Nad süüdistasid teda mõnede asjade varastamises, mida ta ei teinud. Tal polnud vaja midagi varastada. Tal oli sõjaväepension ja sotsiaalkindlustuse pension. Ja ta ei olnud raha hädas. Ta lendas koju ja jäi minu juurde, ma ei tea, 2 või 3 kuuks, tead küll, ja rääkis mulle sellest õigest. Ja siis ta ütles, et tead, ma tõesti igatsesin Hawaiid ja neid inimesi. Me nimetasime neid tema inimesteks. Tead küll, isegi kui see juhtus, otsustas ta, et ta igatseb seda ja tahab tagasi minna. Ja tegelikult suutis ta isegi mind veenda, et ma tahaksin minna. Ja tead, tema elas Hawaiil, mina elan Hawaiil. Ma elasin 26 aakri suurusel Mamauke teefarmil mägedes. Me kohtusime igal nädalavahetusel. Tema tuli minu juurde ööbima, mina kohtusin temaga seal. Me kohtusime poes ja ma nägin teda kogu aeg. Me olime väga lähedased. Me ei olnud ainult isa ja poeg, vaid olime ka nagu vennad. Kelly ei elanud oma isaga. Ta otsustas elada võrguvälises kommuunis nimega Cinderland. Cinderland reklaamib end kui ökoloogilist küla, mis keskendub jätkusuutlikkusele ning on koht mõtisklemiseks, hariduseks ja ühtsuseks. Ta otsustas olla nende seas, kes olid raskustes ja otsisid endale perekonda ja see Vikerkaare pere tõmbas teda ligi. Ja tal ei olnud võimet läbi näha, et need inimesed ei olnud siirad. Minu arvates on see kultus. See ei ole ainult tema arvamus. 2017 aastal kajastas CNN Cinderlandi dokumentaalfilmis maailma lõpu kultustest. Juht nimetab end Jeesuseks ja on omamoodi messias seal elavatele inimestele. Ja kuigi internetis pole raske leida lugusid väidetavatest kuritegudest, mis Cinderlandis toimuvad, hoidus kohalik politsei sellest paigast üsna eemale. Kuigi Cinderland oli ebaseaduslik kogukond, mis tegutses ilma nõuete kohaste lubadeta, ei sulgenud kohalik politsei seda kunagi enne meie uurimist. 2025 aasta sügisel lammutas politsei selle kogukonna ja trahvis omaniku nõuete kohaste lubade puudumise eest. Cinderland võis küll alati tegutseda omas mullis, kuid seal olid siiski omad reeglid ja Kelly rikkus neist üht. 2022 aasta detsembris, 5 kuud enne Kelly kadumist, süüdistasid Cinderlandi inimesed teda selles, et ta jäi ühel ööl magama ja põhjustas kogemata tulekahju. Tead mis? Meie suurim viga oli see, et me ei läinud siit tol õhtul minema.
Pärast tema kadumist avastas Kelly perekond hiljem Facebookist videod, kus Sunderlandi inimesed Kellyga vastamisi lähevad. Nad andsid videod politseile. Sa tead, kuidas sa seda tegid, Kall? Sa tegid seda lambiõliga. Ei, aga kui, siis sa pidid selle ümber ajama. Kogu see õli sellest rullist. Jah, sa juba ostsid selle. Ma ei tea. Sa põletasid selle lehma ära. Kelly oli sunnitud Sunderlandist põgenema pärast seda, kui ta ütles, et sealsed elanikud ähvardasid teda. Kelly sõber Ponder salvestas selle video Kellist paar nädalat hiljem, kus Kelly kirjeldab juhtunut. Igatahes ma mõtlesin, et oleks tore küsida Kellilt, mis Sunderlandis juhtus, vend? Tead, nad ütlesid mulle, et ma pean lahkuma ja ma hakkasin oma asju kokku korjama. Ja ilmselt ma ei lahkunud piisavalt kiiresti, sest nad hakkasid labidaid ja bambuskaikaid haarama, hakkasid mind taga ajama. Ma tegin et haarasin midagi, millega end kaitsta, sest ma kartsin tõesti oma elu pärast. Ja siis nad hakkasid mulle veel jõulisemalt lähenema. Teate küll, ähvaldasid mind oma relvadega. Lõpuks viskasin oma asja maha, ütlesin, olgu, ma lahkun, palun, laske mul lihtsalt rahus lahkuda. Ja ma kõndisin oma auto juurde, istusin autosse ja lahkusin rahus. Olen proovinud Hadžiga ühendust saada, et talle teada anda, et kui selle tõttu on midagi oma taskust makstud, siis ma sooviksin selle hüvitada. Ma lihtsalt ütlen kõigile, ma armastan teid kõiki. Ja te hirmutasite mind ja mul on kahju, et te tunnete end teatud viisil. Aga on olemas tõde ja on olemas illusioon ja see on teie otsustada. Aga tundub, et Sunderlandi inimesed polnud valmis edasi liikuma. Tema perekond avastab selle häiriva videoga Facebookist, mille nad samuti politseile edastasid. Pahanduse tekitaja. Sa kustutasid oma konto enne lahkumist. Vaata, ma hävitan selle. Ja ma ütlesin, et maksan sulle järgmine kuu tagasi. Ja ma teen seda, ma maksan ära ja mul saab olema 300. Jah. Ja sina otsustasid pidutseda. See oli õnnetus. Meis. Ma maksan selle eest. Ma olen juba kuid püüdnud sinuga ühendust saada, aga sina ei saa mind kunagi kätte. Video postitati umbes kuu enne Kelly kadumist. Umbes samal ajal. 2023 aasta aprillis sattus Kelly Grabit taas hätta. Hilja öösel ühe kohaliku baari ees. Ma nägin, kuidas üks mahtuniversaal ja paar mootorratast sealtusid. Ja ma ütlesin oma sõbrale, et midagi halba on kohe juhtumas. Nii et ma võtsin oma telefoni välja ja hakkasin seda salvestama. Ma ütlesin talle, et ta vait jääks. Eric Meeker, kohalik elanik, salvestas selle tulise vaidluse. Ta meenutab, kuidas ta nägi Kellyt tänavale pikali heitmas. Kelly põlved olid sõna otseses mõttes maas ja õlad samuti maas. Ta on täielikult pühendunud. Sa kuuled selgelt, kuidas nad karjuvad. Ta ei üldse palun. Palun! Ja Peeter vabandab nende ees või mis iganes. Ta vabandab tema ees. 9. mail 2023 postitab Kelly Grabit viimast korda Facebooki. Pildi temast musta silmaga. Kuigi Kelly kaotas oma telefoni vahetult enne kadumist, helistavad ja saadavad tema sõbrad ja perekond talle sõnumeid, püüdes temaga ühendust saada. Ma saan 12. Ma eks aru, et ei, ma ei saa temaga ühendust. Ta pole mulle helistanud. Tead, midagi on valesti. Mu sünnipäev on 19. mail ja sünnipäev jõuab kätte. Ma ei kuule temast midagi kohe pärast seda, kui me kaotasime kontakti. See on lihtsalt, see oli nagu tõesti tugev. Tunne, nagu oleks midagi väga halba juhtunud. Tead, kui ma läksin postkontorisse, sest tema sai oma posti postkontorist kätte. Tal oli see pakid 8. maist kuni 12. maini, mida ta polnud kunagi ära toonud. See oli väga suur ohumärk. Ma lähen sinna, kus ta elaseks. Pärast Sunderlandist väljatõstmist elas Kelly selles ajutises laagris. Keegi ei tahtnud teda enda lähedusse ja tema, sõjakangelane, läks ja lõi üksi laagri üles metsatühjale krundile, mis jättis ta täiesti kaitsetuks. Ringi vaadates leian tema nikotiiniveibi tee äärest maast ja tema vabamiskott oli kadunud. Ja nii tundus, et ta oli röövitud.
Jeff esitab Hawaii politseiosakonnale kadunud isiku kohta avalduse. Politsei ei märgi Kellyt kui riskirühma kadunud isikut, hoolimata sellest, et tal olid ravimid, mida ta pidi võtma traumaatilise ajukahjustuse tõttu ning ta kannatas PTSD all. Mulle määrati detektiiv, kes tegeles juhtumiga 2 päeva ja siis läks ta 2 nädalaks puhkusele, eks? Siis tuli ta tagasi, oli 2 päeva tööl ja läks siis nädalaks haiguslehele. Siis tuli ta 2 nädalaks tööle tagasi, seejärel läks nädalaks saarelt välja koolitusele. Nii et mul on see detektiiv, kes polegi tegelikult kohal. Tead, ma helistan talle, ma helistan kaptenile, ma helistan politseiülemale, ma helistan politseiülema asetäitjale. Ma olen lihtsalt täiesti nõutu, ma ei saa aru, tead. Jeffi ja Kelly perekond ning sõbrad hakkavad ise uurimist läbi viima. Ma käisin igal pool. Tead, ta hängis ja rääkis. 100 inimestega. Lasi kõik need flyerid teha ja siis ma panin... Tead küll, $10,000 suuruse preemia tema leidmise eest. Ja siis suurendasin preemiat kiiresti veelgi. Baby Boat võttis minuga ühendust ja ütles, kuule, su poeg käis siin iga nädal. Sel nädalal tuli ta sisse koos tundmatu naisega. Me pole teda varem näinud. Ja Stefan, meil on see videokaameror olemas, eks? Sa võid politseile öelda, et nad võivad tulla ja selle kätte saada. Ma rääkisin sellest politseile. Nad ei läinud kunagi videot võtma. Nad läksid seda võtma alles 6 kuu pärast. Vabandust, see on juba üle salvestatud. Hiljem samal suvel leiab Kelly perekond taas Facebookist häiriva video ja annab selle politseile üle. See postitati mõni kuu pärast Kelly kadumist. See on 2 mehe vestlus veel ühest maha põlenud laagrist. Kelly nimi tuleb jutuks. Tead, iga kord, kui keegi seda valesti teeb, juhtub temaga midagi kohutavat. Mäletad, Kell? Ja ta põletas mu laagri maha. Jaa. Ei. See tüüp on proovinud põleda ja surra nagu mingi tükk. Jah, ma arvan, et ta mõrvati ja ma mõtlen sellele tihti. Millised olid tema viimased hetked? Tead, kas see oli kiire, kas see oli varus, kas teda piinati? Kas teda pussitati, kas teda tulistati? Tead, mis juhtus? Ma mõtlen, mis juhtus? Ta on lihtsalt läinud. Vahetult pärast Kelly kadumist seab üks Kelly sõpradest endale eesmärgiks välja selgitada, mis Kellyga juhtus. Sõber saab rea Facebooki sõnumeid, mille ta annab Kelly perekonnale edasi ja nemad saadavad need omakorda politseile. Esimene sõnum tuleb mehelt, kes tundis Kellyt. Ta kirjutab, kus Kelly on? Mis on su 3 parimat oletust, millises laavatunnelis ta võiks olla? Kelly sõber vastab vastu öeldes, ma tahan teada, kes ja miks. See inimene jätkab. Kelly oli lihtne kätte saada, tuli lihtsalt oodata, kuni ta oma õhtuse doosi võttis ja ära vajus. Sa teeksid natuke rohkem lärmi. Usu, et sina oled järgmine sihtmärk. Sina oled Kelly järel järgmine selles hierarhias. Võib-olla üritatakse sind su mopeediga teelt välja suruda. See on sinu järgmine nõrk koht. Ehk siis otsasõit ja põgenemine. 2025 aasta juulis leiti Kelly sõber oma kodust Pahoas surnuna. Hawaii saare politseiosakonna kriminaaluurimise osakond tegeleb nüüd Kelly juhtumiga. Ka FBI on kaasatud. Tead, mu vend ütles mulle seal olles midagi tõeliselt kõhedat. Kui ma olin ookeanis, kaotasin mõned ehted. Ta ütles, see ongi see saarmees. See lihtsalt võtab sinult midagi. See on nagu ohverdus. Ta ütles, et saar kas võtab vastu sind või sööb sind elusalt. Politsei pole kunagi avalikult öelnud, kas nad usuvad, et Kelly kadumises oli tegemist kuriteoga. Aga see ei vasta tõele. 54-aastase Joseph Smithi ja 41-aastase Jennifer Schöni puhul. Politsei ütleb, et nad usuvad, et mõlema kadumises oli tegemist kuriteoga, kuigi nad ei avalda, miks nad nii arvavad. Smiley't nähti viimati 2021 aasta mais tema kodus Mountain Views. See on Pahoa naaberlinn. Sean elas Pahoas ja teda nähti viimati tema majas 2022 aasta juulis. Sean oli kolinud suurele saarele Montanast koos oma 2 väikese pojaga paar aastat varem. Varsti pärast tema kadumist leidsid politseinikud tema punase Hummer H3 hüljatuna. Tema 2 last on pärast tema kadumist naasnud Montanasse, et elada koos perega. See on sarnane lugu William Bishop Senioriga.
76-aastane mees kolis umbes 2020 aastal Floridast suurele saarele. Ta oli valmis oma pensionipõlve nautima, elades koos pojaga ja veetes aega oma lastelastega. Ta püüab oma elu lõppu veeta rõõmsalt koos lastelastega, natuke puhata ja kõike seda nautida. Ta sõidutas lapselapsi kooli ja tagasi või mõnele teisele erilisele üritusele. 22. jaanuari 2023 kadus ta koos oma hõbedase 2019. aasta Toyota Corollaga oma sissesõiduteelt. Minu isa oli oma maja ees õues ja pesi oma autot. Minu vennapoeg mängis samal ajal õues korvpalli. Minu vennapoeg otsustas, et tal on liiga palav. Ma pean sisse minema, jahtuma ja duši all käima. Nii et minu vennapoeg läks sisse, käis duši all ja puhkas natuke, ta oli umbes tund aega sees. Siis läks ta uuesti õue ja isa oli kadunud. Ta ei hakanud selle üle küsima, sest isa tuli ja läks, kuidas ise tahtis. Ma mõtlen, et tal polnud mingeid piiranguid ega midagi sellist. Nii et üsna varsti, poole teise või 2 tunni jooksul oli mu vend koju tagasi jõudnud ja püsinud. Kus isa on? Ja mu vennapoeg ütles, ma tegelikult ei tea. Ma käisin duši all ja järgmine hetk oli ta juba läinud. Nii et mu vend otsustas, et vaatame, kus ta on. Ta proovis talle helistada. Ja kui ta seda tegi, siis mu isa telefon helises magamistoas, kus ta peatus. Nii et mu vend läks sisse ja vaatas ning seal oli tema telefon, seal oli tema rahakott ja seal oli ka kotike, millest ta kandis vitamiine ja muid väikeseid vajalikke asju. Igal ühel on väike kotike, mille nad kaasa võtavad, kui nad kuhugi lähevad. Pere kutsub politsei, et teatada tema kadumisest, teades, et see kõik on väga kahtlane. Nad kontrollivad Bishopi kinnisvara. Me lihtsalt vaatasime kinnisvara kiiresti üle. Nad ei leia midagi. Kõik on korras. Nad räägivad naabritega. Olen siin, sest üks selle tänava naabritest on kadunud. William Bishop. Kas te tunnete teda? Viimati nähti teda eile umbes kell 2 ja ta lihtsalt kadus. Nad peatavad isegi tänaval mööda sõitvaid inimesi. Tere hommikust, härra. Ma teen lihtsalt kontrolli kadunud isiku kohta, üks teie naabritest siin samas tänaval. Tema poeg teatas, et isa on kadunud. Pere vaatab läbi isa sõnumid ja e-kirjad, kuid ei leia midagi, mis viitaks sellele, et William kavatses pere juurest lahkuda. Meie isa ei oleks tahtnud lahkuda. Ta oli pereinimene. Ta tahtis olla meiega. 1 kuu hiljem, veebruaris, saabub naine kohaliku politseijaoskonda. Ta sõidab autoga, hõbedase Toyota Corollaga, mille kohta ta tunnistab politseinikele, et see ei kuulu talle. Arus olid narkootikumid. Täpsemalt metamfetamiin. Auto on prügi täis. Seal on suitsukonid ja käekotid, peaaegu nagu keegi oleks autot juba mõnda aega kasutanud. Kui politsei läheb VIN-koodi kontrollima, on see kaetud papitükiga. Nad eemaldavad papitüki, kontrollivad VIN-koodi ja vaata imet. See on William Bishop vanem auto, aga see pole tema numbrimärk. See on varastatud numbrimärk. Politsei andmetel ütles naine politseile, et ta võttis auto oma emalt, kes oli selle auto kuidagi nädal varem saanud. Ema ütles politseile, et ta sai auto mingilt rastapatsidega mehelt rannas. Ta ütles politseile, et korjas kookospähkleid, kui mees küsis temalt, kas ta tahab autot $5000 eest osta. Ja ütles, et ta tegi autoga proovisõidu, võttis oma tütre peale, peatus kohalikus toidupoes ja siis varastas tema tütar auto tema käest. Aga on selge, et keegi oli autos olnud kauem kui vaid mõned minutid ja tal oli piisavalt aega numbrimärki vahetada. Ja siis 2023. aasta märtsis, 2 kuud pärast Williami kadumist, teevad uurijad häiriva avastuse. Nad leiavad verd kogu auto seest, juhi ja kõrvalistuja istmete all põrandal, juhi ja kõrvalistuja istmetel endil, tagaiste patjadel ja keskmisel turvavööl. Politsei otsustab, et nad peavad emalt veel küsimusi küsima. Probleem on nüüd selles, et nad ei saa temaga ühendust. 28. augustil 2023 andsid nad kogukonnale teada, et Hawaii suure saare elanik Roberta Perry on tagaotsitav tunnistajana kadunud isiku juhtumis. 5. septembril sattusid politseinikud, olles teisel väljakutsel, juhuslikult Perry peale.
Ma helistan pidevalt ohvitser Helloile. Ma ei tea, ta ütles, et ülekuulamiseks, aga siis ma ei küsinud temalt midagi. Ohvitser naaseb oma patrullautosse ja näeb, et Perry kohta on välja saadetud hoiatus. Ta teatab kaptenile, et kontakt on loodud. See on tegelikult üks kaptenitest. Olgu. Ta ütles, et jättis sulle häälsõnumi. Ta tahab, et ma ütleksin sulle, et sind ei arreteerita. Ma tean seda. Jah, olgu. Jah, tead mille kohta see umbes käib? Mu tütar, mul oli see auto. See mees ei näe nälginud välja. Ma nägin teda MHC-s tead ja ta jäi temaga vahele. Väidetavalt oli see kadunud mehe auto. Olgu, aitäh, soovin teile head päeva. 12. oktoobril tuleb Perry jaoskonda valedetektori testi tegema. Nad küsivad temalt, kas ta sai William Bishop seeniori autotüübilt, kellel olid rastapatsid, nagu ta väidab. Ta ütleb politseile jah, kuid valedetektor näitab, et ta valetab ja politsei annab talle sellest teada. Politsei andmetel muudab Perry oma lugu mõne sekundi jooksul drastiliselt. Ütleb, et kodutu naine, kes elab toidupoe taga, andis talle auto. Hoolimata Perry muutlikust loost, kui politsei küsib temalt, kas ta tegi Bishopile haiget või teadis tema surmast, läbib ta valedetektori testi. Aasta hiljem tuvastab politsei, et kogu veri, mis leiti Bishopi autost, ei ole inimveri. Ma rääkisin endise NYPD detektiivi ja praeguse eradetektiivi Mark Pucciga sellest. Nad ütlevad, et see ei ole inimveri. Aga veri on kogu selle sõiduki peal. Kuidas sa seda seletad? See paneks mind uskuma, et ainult osa sellest oli rikutud või saastatud. Aga kui autos on üldse verd ja perekond ütleb, et isa oli väga hoolikas, väga korralik ja puhas inimene, siis on see väga suur ohumärk. Sest kui tal oleks autos kogemata mingitki verd olnud, oleks ta selle eeldatavasti ära puhastanud. Big Islandi politsei on avalikult nimetanud William Bishop seeniori kadumist murettekitavaks, kuid mitte kahtlaseks. Kui autos on verd ja perekond ütleb, et see mees kadus, tead küll, jättis oma poja üksi koju ning oma telefoni, ravimid ja rahakoti maa. Kuidas see siis ei ole kahtlane? Pucci ütleb, et Bishopi vanus on samuti murettekitav, sest enamik pensionääre ei kao lihtsalt õhku. Kuid meie uurimistöös leidsime, et viimase 5 aasta jooksul on Big Islandilt kadunud 13 inimest, vanuses 65 ja vanemad. Big Islandilt kadunud inimeste keskmine vanus on 44 aastat, mis on vanem kui tüüpiline kadunud inimene, kes on tavaliselt 20. või 30. eluaastates. See vanus jääb tavaliselt välja sellest profiilist, mille puhul eeldaks, et inimene end teadlikult ohtu seab. Nad oleksid tegelikult pigem riskikartlikud. Ja paljude nende taustalugude põhjal tundub, et nad olid inimesed, kes olid edukalt oma töö, karjääri või perekasvatamisega hakkama saanud. Ja nad tegid teadliku valiku minna Hawaiile, et nii-öelda päikeseloojangusse ratsutada ja oma hilisemaid eluaastaid nautida. Viimane kord, kui Bishopi perekond politseilt midagi kuulis, oli 2 aastat tagasi, 2024 aasta märtsis. Siis teatas politsei neile, et nad peatavad nende isa juhtumi uurimise. Siis pöördus perekond oma palvetega Facebooki poole. Minu nimi on Jay Bishop. Ja ma olen siin, sest see mees siin, William Bishop, on minu isa ja ta kadus sellel saarel ära. Mul on olnud mitu ja ma tean, et ka mu õel on olnud mitu pöördumist sellelt saarelt inimestelt privaatsõnumites, kes ei lähe politseisse, sest nad kardavad oma elu pärast. Ja siis 10. veebruaril 2025 saab Williami poeg Jay Bishop kummalise tekstisõnumi. Vabandust, et tülitan. Kas olete kuidagi seotud kadunud vanema mehega nimega William Bishop? Vastasin jah. Mees ütleb, jään anonüümseks. See on ühekordne telefon. Vabandust. Ma ütlesin, ma saan aru. Kas ma võin küsida, kus te mu telefoninumbri saite? Ta ütleb, ma tõesti ei taha sellele vastata oma enda turvalisuse huvides. Ja ma vabandan sellise lähenemise pärast. See on see, mis on laual. Ma usun, et enamik teie küsimustele vastuseid tuleb peagi ilmsiks. Nii et ma ütlesin, et olgu, sobib küll. Ma ei taha, et kellegi ohutus oleks ohus.
ta ütleb, et rohkem politsei poolel. Ma ei muretse selle vanaproua pärast. Piiskopid usuvad, et see vanaproua on Roberta Perry. Kaasa politsei alles siis, kui oled koha peal. Politsei ei sisene ilma läbiotsimismääruseta, põhjendatud aluseta ja uurimiseta. Ja et ma ütlesin, ma eeldan, et sa pead silmas tema säilmeid. Siis ta ütleb, kui oled kohal, siis helista politseisse ja jää kinnistule. Nii et neil on luba sinu juurde tulla läbiotsimismääruse, erandi või pakiliste asjaolude tõttu. See on õige ja kiireim viis seda teha. Ma ütlesin, okei, asukoht, küsimärk. Ta ütleb, aga mis saab $800? Ma ütlesin $800, küsimärk. Sõnumisaatja vastab, et see on see, mida naine talle võlgneb. Sellepärast ma üritangi teda maha müüa selle eest, mida ta mulle võlgneb. Sina maksad selle ära ja siis ma saadan sulle otsitava asukoha koordinaadid. Nii et ma ütlesin, meil on selle eest, mis viib tema säilmete leidmiseni, veelgi suurem tasu. Aga enne, kui tema säilmed pole leitud, ei maksta sentigi. Ta ütleb, jah, ma tean seda. Kõik, mida ma tahan, on minu $800. Ma ütlesin, et see sõnum võib olla sinu tõend. Ma pakun sulle suuremat tasu kui need $800, mida sa küsid. Kui me leiame sinu teabe põhjal tema säilmed, ma garanteerin, et sa saad tasu. Ta ei vastanudki. See tuli selle aasta veebruaris ja mul pole aimugi, kus ta mu numbri sai. Ma mõtlen, et me oleme selle 2,5 aasta jooksul vist läbi elanud kõik tõusud ja mõõnad, kõik emotsioonid. Me usume, et teda ei ole enam meie seas. Temast ei ole olnud ühtegi märki, ei ole olnud kontakti. Tema pangakontol ei ole olnud liikumist. Mitte ühtegi märki sellest, et ta oleks endiselt meiega. Aga see ei tähenda, et me loobume püüdest mingiti selgust saada. Süda ei luba meil lahti lasta. Connie Fairbanks ei loobu kunagi oma kadunud poja Landon Fairbanksi otsimisest. Nagu teistegi puhul on tema kadumine seotud tema autoga. Connie ütleb, et viimati nägid oma 42-aastast poega 3. augustil 2022 umbes kell 7 hommikul. Landon põeb bipolaarset häiret ja ta ütles Conniele midagi häirivat, kui ta sel hommikul kodust lahkus. Ta ütles, et võib-olla oleks minul ja Dustinil ilma temata parem. Ma ütlesin, ei Landon. Millal sa hakkasid aru saama, et issand, ta ei ole kodus? Umbes keskpäeval. Nii et sa muretsed, kus ta on ja siis saad telefoni kõne. Õige. See naine helistab sulle ja mida ta ütleb? Ta ütles, et tal on Landoni auto. Ja ma olin nagu, mis? Sest sa ei tunne seda naist. Ei, üldse mitte. Nain saadab Conniel selle pildi, viimase pildi Landon Fairbanksist, kes seisab oma auto kõrval. Mida ta ütles, et sellel paberil on? Seal on kirjas, et mina, Landon Fairbanks, annan oma auto üle. Midagi sellist, et ma annan oma auto üle tema abikaasale, mis iganes tema nimiga polnud, ja kirjutasin oma telefoninumbri sellele paberile. Kas sa küsisid sellelt naiselt, kuidas ta su poega tundis? Jaa. Ja ta ütles, et ta ei tunne teda. Ta ütles, et sa peaksid tulema ja auto ära tooma. Ja ma ütlesin, et jah, me tuleme ja võtame auto ära. Aga ma tahtsin temaga rääkida, sest nemad olid viimased inimesed, kes nägid Landoni. Ja ma tahtsin teada saada, mida ta teadis. Nii et sa helistasid politseisse ja ütlesid... Ma ütlesin, tead, vaata, ma sain sellelt naiselt selle kõne. Minu poja Landon Fairbanksi kohta ja et... Ta oli jätnud oma auto nende kinnistule ja see oli mitu tundi tagasi. Ja ma pole temast ka midagi kuulnud. Ja ma ütlesin, et tahan, et politsei läheks seda kontrollima. Connie istub autosse ja sõidab naise maja juurde. Auto oli tema sissesõiduteel, tema murul. Kus see oli? Tema sissesõiduteel. Nii et sa jõuad kohale, näed autot. Mida sa teed? Ta tuli välja. Ja tead, ma küsisin temalt tema kohta küsimusi.
ja Dada muudkui ütles, et ta lihtsalt istus mereäärsel müüril ja ootas, et sõbrad tuleksid talle järele. Ma mõtlen, kas sa nägid, et ta kellegagi autosse läks? Ei näinud. Ja ta oli väga põiklev. Tead küll, edasi. Mida sa siis autos leidsid? Leidsin tema seljakoti, milleta ta kunagi kuhugi ei lähe. Leidsin tema rahakoti ja telefoni. Ja siis ma hakkasin tõesti muretsema. Ta palus naiselt seda sedelit, mida Landon pildil käes hoidis, kuid naine keendus. Ta ei andnud mulle seda paberitükki. Kas sa ütlesid politseile, kas te saaksite palun selle paberitüki ära tuua? Ja detektiiv ütleb mulle, teate, ei, me ei saa seda teha. Ei taha teda vihastada. Ja ma ütlesin, mind ei huvita üldse, kas ta vihastab. Mul on seda paberit vaja ja miks ta ei anna seda mulle? Teil, politseil, peaks see paber olemas olema. See on tõend. Politsei ei saanud seda naiselt kunagi, seda sedelit. See ei ole loogiline. See oleks olnud tohutu potentsiaalne infoallikas, mida oleks pidanud põhjalikult uurima kogu selle suhtluse osas. Tead, kuidas ta sinna sattus ja siis see, et naine võttis emaga ühendust ja tahtis autot tagasi anda. See lihtsalt ei tundu usutav, sest miks sa lubaksid sellisel nii-öelda tehingul toimuda ja siis äkitselt tahaksid sellest tavaneda? Tead, see on väga suur ohumärk, et temaga juhtus midagi halba pärast selle pildi tegemist. Politsei läheb selle asemel lähedal asuvale rannale ja räägib inimestega, kas nad on Landonit näinud. Nad lihtsalt läksid alla, jalutasid ringi ja ütlesid, et me ei leia teda, ta on täiskasvanud, ta on 42 aastane. Ta lihtsalt läks ise minema. Lühike koertega otsing ei andnud samuti tulemusi. Siin Hawaii saarel toimub midagi. Liiga palju inimesi kaob lihtsalt jäljetult. Ja enamik viimase 5 aasta jooksul Hawaii saarelt kadunud inimestest on sellised nagu Landon Fairbanks, valged mehed. 93 juhtumist, mida me jälgisime, olid enam kui pooled 42 valged mehed. Ja Pucci ütleb, et on veel midagi. Tundub, et kõigi nende sõidukite otsese valdamisega on seotud vähemalt 1 või 2 naist. See paistab iseenesest olevat mingi muster. Kui ma oleksin Hawaii politseiosakonnas, siis ma võib-olla uuriksin seda mustrit. See võib olla nende niinimetatud 5 elada süsteemist eraldatuna ja maaandidest elatudes. Aga sellest ei pruugi päris piisata ja neil võib olla vaja sõidukeid laenata. Ja vaat kui inimene on sellega seotud, siis see on lihtsalt kaasnev kahju. Kuigi Hawaii politseiosakond on viimase 5 aasta jooksul püüdnud leida ligi 100 inimest, kes on kadunuks jäänud, on osakond pidanud tegelema ka oma enda probleemidega. Avalikud andmed näitavad, et alates 2021 aastast on vähemalt 10 selle osakonna politseinikku vallandatud. Neid on süüdistatud rünnakus, joobes juhtimises, sissemurdmises, ahistamises, röövimises, seksuaalses rünnakus, loata sisenemises, tõenditega manipuleerimises ja dokumentide võltsimises. Need juhtumid on üle antud prokuratuurile. 10 teised politseinikud on ajutiselt teenistusest kõrvaldatud väärkäitumise eest, näiteks kehakaamerat mitte sisselülitamise, tõendite kõrvaldamise ja liigse jõu kasutamise eest. Lisaks sellele on osakonnas puudu veel 75 politseinikku. Ja kuna saar on 4000 ruutmiili suurune, piisavalt suur, et kõik teised Hawaii saared mahuksid sinna peaaegu 2 korda ära. Piisava tööjõu olemasolu on ülioluline, eriti kui tuleb otsida inimesi, kes on justkui õhku haihtunud. Siinkandis on politseinikel palju rohkem tööd, kui neid tegelikult olemas on. Vaja oleks spetsiaalset töörühma, mis tegeleks kadunud inimestega.
sellist töörühma, kuhu kuuluvad erinevate asutuste esindajad, kes suudavad põhjalikult uurida, kellel on inimesed, kes oskavad tegelikult neid veebilehti vaadata ja teha seda, mida meie igapäevaselt teeme. Selles loos peab olema rohkem, kui seni on uuritud või teada olnud. Alates 2026 aastast suurendab osakond aktiivselt oma värbamispingutusi, parandab kogukonna tööd ja toetab oma ametike kõrgharidust. Kadunud inimeste pered loodavad, et osakond avab ka nende lähedaste juhtumid uuesti. 29-aastase Shanice Ogada Staudingeri perekond on üks neist, kes ikka veel loodab. Enne kadumist tarvitas Shanice, 2 väikese tüdruku ema, narkootikume ja oli sattunud halba seltskonda. 3 päeva enne tema kadumist ründasid Shanice't üks mees ja naine. Nad ründasid teda kambaga, üritasid Shanice't kägistada. Tal oli köis ümber Shanice kaela. Kui ta kägistas Shanice't, tuli tema tüdruksõber kohale ja lõi Shanice't suure vaasi või millegi sarnasega kõrva ja pähe. Shanice püüdis end vabastada. Kosper helistas. Politsei arreteerib Shanice ja esitab talle süüdistuse kallaletungis. 3 päeva hiljem pärast seda Shanice kaob. 9. juulil 2023 läheb Shanice koos oma nõbuga Opihit korjama. Opihid on Hawaii ostrich, mead on delicatesse. Opihide korjamine on ohtlik. Inimesed võivad ookeaniuutud saada. Aga Shanice'i perekond ei ole veendunud, et temaga just nii juhtus. Ta ütles, et Shanice oli sõiduki juures ja parandas oma Opihi kotti ning tema ise läks sõidukist paremale, samal ajal kui Shanice tahtis minna vasakule. Ja ta ütles talle, et ta ei läheks sinna poole. Püsime koos. Ja siis ta ütles umbes nii. Ei, ma lähen ikka sinna poole, et me saaksime lühikese ajaga rohkem tehtud. Nii et tema läks välja, tema oli ikka veel auto juures. Ja kui ta tagasi tuli, polnud teda enam seal. Ta ei tulnud tagasi. Nii et lõpuks läks ta vastassuunas, otsides teda mööda kogu rannajoont, kuid ei leidnud teda. Pere helistab numbrile 911 ja läheb randa teda otsima, kuid nad ei leia teda. Järgmisel hommikul ja politsei saatis sinna koerad. Neil olid minu majast Shanice'i asjad kaasas. Ja neid kasutati selleks, et koerad saaksid lõhna võtta. Pere ütleb, et koerad võtsid Shanice'i lõhna üles parklas. Sellepärast leidis koer ta üles, kui ta läks ülevalt alla auto juurde, nii et ta ei jõudnudki rannikule. Shanice'i pere ütleb, et politsei ütles neile, et ka Shanice'i juhtum on peatatud. See on muserdav reaalsus Shanice'i perele ja tema 2 lapsele. Oma 5. sünnipäeval soovis Shanice'i tütar ainult ühte asja. Sa puhud oma küünlad ära. Mida sa soovid? Ma soovin raha. Jah. Kõik, mida ma praegu tahan, on, et mu 2 lõetütrel oleks nende ema tagasi. Mul on neist nii kahju, sest iga päev küsib väiksem alati. Palun Jeesust, et ta tooks emme tagasi. Heather ja Brett Eckley palvetavad samuti iga päev, et nende poeg Tyler Raykovski Eckley leitaks. Ma arvan, et mind hoiabki käimas lootus, et me leiame ta üles ja toome ta koju. Taylor kolis 2023 aastal Minnesotast suurele saarele. Ta oli alati see laps, kes tahtis siit ära minna ja tead küll minna kuhugi, kus ta saaks liival kõndida. Tead küll, ta lihtsalt armastas ookeani ja kõike sellega seotud. Teda nähti viimati reedel 9. augustil 2024 Bahoas. Ma rääkisin Tyleriga viimati üle-eelmisel teisipäeval, enne kui ta kadus. Tal ei olnud vaimselt väga hea olla. Ma ei arvanud, et ta võiks endalt elu võtta või midagi sellist, aga tal oli raske kaine püsida. Ma tean, et ta jõudis sel õhtul Bahoas oma NA koosolekule. Ja siis oli keegi teda reedel näinud. See oli pühapäeval, 11 kuupäeval, kui ma sain kõne Bahoa politseijaoskonnast, et keegi oli tema asjad üle andnud. See inimene ütles, et leidis Taylori asjad vee ääres kividel.
lõpuks panin Facebooki postituse ja otsisin kõiki Hawaii või Suure saare lehti, kuhu saaksin selle info üles panna, et inimesed oleksid teadlikud. Ma arvasin, et tema koer Ohia oli tõenäoliselt temaga. Ja kui see nii oli? Ma arvasin, et siis ta on infot korras. Aga siis leidsin ühelt saidilt, et keegi oli tema koera leidnud ja oli ta enda juurde koju viinud. Sest ta jooksis lihtsalt vabalt ringi selles piirkonnas, kus ta kaduma läks. Ja siis ma hakkasin tõesti lootust kaotama. Ja midagi on tõesti valesti. Aga vestlustes mõne tema sõbraga ja nii, nad ütlesid, et ta ütles: ma olen nii õnnelik, et mul on Ohia. Ma ei jäta teda kunagi. Heather esitab kadunud isiku kohta avalduse. Nad läksid ja rääkisid inimestega Kalani Retreat Centeris, mis asub teisel pool teed sellest kohast, kus ta kadunuks jäi. Ma ei tea, nad ütlesid, et keegi nägi teda reede hommikul kaljudel, umbes seal all kivide peal. Ja et ta polnud sel hetkel stabiilne. Ma tean üht inimest, kes seal töötas, üks naine, andis talle vett ja nagu müslibatooni või midagi sellist. Ta ütles, et üritab kaineks saada. See oli frustreeriv, et keegi ei suutnud kunagi saada retriidikeskuse kaamera salvestisi. Selleks ajaks, kui politsei kohale jõudis, nad ütlesid, et see oli juba üle salvestatud. Nii see asi lõppeski. Ja see oligi tegelikult see, mida me vajasime. Kui me saime Tyleri asjad tõendite hulgast tagasi, siis tema telefonis olid ähvardavad sõnumid ja kõnepostid, kus teda ähvardati, sest oli sellele inimesele 4 või 5 kuud enne juhtunud rahavõlgu. Mõned narkodiilerid olid tema kannul. Me tegime tol ajal kõik võimalikku. Riputasime üles kuulutusi, rääkisime kõigi inimestega, kes seal piirkonnas olid. Meil oli üks mees, kes aitas meid oma drooniga. Ta lendas sellega mööda rannajoont. Me ei leidnud midagi. Mul on tunne, et ma valmistan talle pettumuse, sest me pole teda leidnud. Holau Leslie Yap teab täpselt, kuidas ta end tunneb. On nii palju asju A kohta, mida ma tahan, et inimesed mäletaksid. Ma mõtlen... Vabandust. Tema vend Earl Oa Hind, Kalur, kadus 2025 aasta aprillis. Teda nähti viimati oma paaril. Tead, talle meeldib ookean. Ta on terve elu kalapüüki harrastanud. Meie pere on kalurite pere. Õppis surfama enne, kui ta ujumise selgeks sai. Ja mul on täielik usk, et kui ta oleks ookeanil olnud, siis ta on nii suurepärane kalur, et ta oleks igas olukorras hakkama saanud, olenemata tingimustest. Tema pere teada ei läinud ta kunagi öösel välja, kuid viimane inimene, kes teda nägi, tema tekimees, ütleb, et just seda ta 7. aprillil tegi. Ta läks vee peale kell 2:30 öösel ega tulnudki enam kaldale tagasi. Ilmses magas tema tekimees oma autos ja mu vend oma autos. Tekimees kuulis, kuidas mu vend üritas kell 2:30 öösel lahkuda. Ja väidetavalt tema sõnul aitas ta tal paati vette lasta. Hawaii maakonna tuletõrje ja rannavalve otsisid teda 5 päeva väga põhjalikult. Ja pärast seda lõi meie pere GoFundMe lehe, mille abil me tegelikult palkasime inimesi, kellel olid lennukid õhus, õngeda laevad. Kui ta oli ookeanil, kuidas nad ei suutnud teda leida? Nad otsisid igalt poolt, aga mitte midagi. Ei paati, ei rususid, mitte midagi. Kuidas sa nüüd kõige sellega toime tuled? Lihtsalt. Kirjutades talle laule. Ja tead küll, esitades neid sotsiaalmeedias. See hoiab mind edasi liikumas.
see hoiab mind lootusrikkana. See paneb mind tundma, et ma püüan hoida teda, tema nime elus nii kaua kui võimalik. Sellepärast ma siin olen. On lihtsalt selleks, et hoida teadvuses, et ta on endiselt kadunud. Ja ka teiste inimeste jaoks, kes on siin kadunuks jäänud.